ausalt ja avatult. See on meie teema episoodis, mis kõneleb sellest, kuidas kirjanik Ene Sepp ja noor Alide Kristiine tõlgendavad seda, mismoodi raamatuid kirjutatakse ja mis ja millal sa märkad, kui ehedalt nad tehtud on. Tere tulemast podcasti Inspireerivad raamatud. Mina olen Triin Sooäär ning see podcast valmib noorte infoportaali Teevit eestvedamisel, olles toetatud Euroopa Komisjoni poolt ellu kutsutud Euroopa noorteaasta tegevusest. Kui sa veel ei tea, mis on noorte infoportaal Teevit, siis tegemist on Haridus- ja Noorteameti ehk Harno hallatava infokanaliga, ehk tegemist on teenusega noortele. Aga tänases osas me siis räägime teemal ausalt ja avatult kirjanduses, lugemises ja ka tegelikult üldse elus. Ja mul on siiralt hea meel, et meiega on liitunud 3. episoodis Alide Kristiine Alba, kes on siis lapseõiguste saadik ja Järva valla noortevolikogu esimees hetkel ja ühtlasi ka väga tubli lugeja. Ja noorte kirjanik Ene Sepp, keda on mitu korda nomineeritud, laureaadiks tõstetud erinevatel teemadel. Nii et ma usun, et täna saab väga huvitav vestlus olema. Aga kohe küsimus siis kirjanikule, et kuidas sinu teekond raamatutega alguse sai? Tere kõigile, olen Ene Sepp ja praeguses ma olen ise kirjutanud juba 10 raamatut, 11 on nüüd valmimisel. Ja kui mõelda sellele, et kuidas ma raamatute juurde jõudsin, siis see on keeruline küsimus, sest mul on tunne, et raamatud on alati minu elus olemas olnud. Päris esimesed teosed, mida ma mäletan, et nende lugemist olid Astrid Lindgreni Pullerbi lapsed ja Vahtramäe Emil. Et natuke sellised hästi klassikalised raamatud. Ja kui ma hakkasin liikuma lasteraamatute juurest edasi noorteraamatute juurde, siis armastasin selliseid sarju nagu Sabrina teismeline nõid, kus siis erinevad kirjanikud kirjutasid erinevaid juhtumisi, hästi hea sari ja Perti päevikud. Muidugi mõlemad need sarjad olid natuke sellised rohkem ajaviitesarjad ja lihtsamad justkui. Ja sealt edasi järgmisena astusin ka tõsisemate raamatute juurde. Kõigepealt tuligi siis Teraviku noortesarja raamatud. Et sinna on koondatud hästi erinevad teemad, perevägivald, koolivägivald, esimene vahekord, ravimatu haigus, enesetapp. Ja samas kõik need raamatud olid ka väga hästi kirjutatud, et väga head autorite poolt. Ja muidugi siis Teraviku noorteromaani sarja kõrval ka tänapäeva noorsoromaanid. Ja sealt edasi tulidki lihtsalt rohkem järgmisi raamatuid, aga põhimõtteliselt selline mu teekond alguses oli. Väga põnev teekond ja üldse ka kõikide nende teemade kokkuviimine, et justkui kellegi üks elu ongi kas siis esimene vahekord, üldse igasugused suhted erinevad või teisalt ka mingisugune hülgamine, et kõik need teemad justkui aitavadki seda maailmapilti kokku panna. Alide, kuidas sinul lugu oli? Minu lugu algas sellest ajast peale, kui mina olin beebi. Et minu emale meeldib väga raamatuid lugeda ja meeldis ka siis. Ja meil on isegi kodus raamatukogu. Ja lapsest saati ma võtsin sealt neid raamatuid. Algas kõik muidugi nendest printsessi raamatutest, aga nüüd, kui ma olen natukene vanemaks saanud, on hakanud mulle meeldima erinevad päevikuvormis raamatud. Ja raamatutesse ongi hea niimoodi sisse sukelduda korraks ja päevikuvormis elad, et sa nagu oledki nagu kellegi pealtvaataja ja näed, mis ta teeb ja kuidas ta reageerib ja mis ta arvab. Mis teemadel sulle just kui see pealtvaataja olla meeldib? No täiesti erinevad. Näiteks üks selline raamat on nagu bloogeri päevik. Ma ei tea, kas seal autor on ja ma ei ole kindel, kas see on ikka õige nimi, aga midagi bloogeriga oli. Ja see rääkis ühest tüdrukust, kes oli koolis siuke, nagu tavaline. Ja siis ta tahtis olla siuke nagu teistsugune ja paremat elu elada ja siis ta tegi endale siukse blogi, kus ta teeskles, et ta on keegi teine. Ja siis ta rentis endale oma sõbra, et talle mängiks ta poissi. Ja lõpuks tuli muidugi, ta ise tunnistas kõik ülesse ja jätkas seda blogi siis nagu endalt. Aga mulle meeldivad siuksed teemad ja muidugi näiteks tülide kohta ja koolis kui midagi, kooli kohta, sõpruse kohta, armastuse kohta, et kõik teemad on tegelikult väga põnevad.
nii et neid nii-öelda ampluaa on justkui alati lai, aga küsikski enne võib-olla sinu käest, et kui sa nüüd mõtled ajast tagasi, et mida sa soovitaksid, oletame selline ikkagi pubekaeas iseendale, et kui ta küsib ühel hetkel kellegi käest, et mida ma siis lugeda võiksin, kui ma tahaksin rohkem teada näiteks aususest ja kaaslastest ja kõikidest sellest? Ma arvan, et päris selliste konkreetsete raamatusoovituste asemel ma soovitasin lihtsalt lugeda võimalikult palju erinevaid teoseid, et kus on erinevad teemad, aga samas ka erinevad žanrid. Et kui lugedagi ainult fantaasiamaailma raamatuid, et võib-olla tasuks juurde võtta mõni raamat, kus tegevus toimub reaalses elus. Et see ei tähenda nüüd muidugi seda, et see raamat nüüd kindlasti 100% meeldima peab, aga võib-olla on selliselt võimalik tutvuda lihtsalt teise vaatepunktiga, panna ennast kellegi teise kingadesse, et kuidas nemad maailma tajuvad ja näevad. Mõtlen, et mõeldeski tagasi näiteks põhikooli aega, siis põhikoolis mind ja sõbrannasid noriti, kiusati sellepärast, et me käisime ratsutamas. See oli muidugi väga selline omapärane põhjus, aga see selles. Ja võibki mõelda selliselt, et kui tol ajal oleksid olnud olemas need raamatud, mida ma ise praegu kirjutan, kus tegevus toimubki tallis ja hobuste juures ja need kiusajad oleksid seda raamatut lugenud, et võib-olla oleks aidanud neil mõista, mis tõmbab meid sinna talli ja mis tõmbab meid selle hobi juurde. Et lihtsalt kellegi teise vaatepunktist elu nägemine aitab kohe kindlasti paremini mõista. Ja kui võtta üks raamat niimoodi eraldi välja tuua, siis Häli Kivisilla Saskia läheb metsa, kus on samamoodi koduvägivalla teema, perevägivalla teema ja mis on väga hästi kirjutatud just ka tegelaste arengu mõttes, et kuidas nad muutuvad. Ja seletab seal natukene lahti ka seda, et mis pärast inimesed teevad mingeid otsuseid. Jube lihtne on ju vaadata ja hinnata kedagi selle põhjal, mida sa näed ja eeldada, et sa tead, mida nad nüüd läbi elavad. Aga hoopis teine teema on proovida näha tema põhjuste ja käitumise taha, et kõik ei ole tegelikult nii lihtne, nagu algul tunne on. Ja kui ma sind kuulasin, mulle meenus Heli Künnapase üks teos, kus ta äkki oli Tristanos selle nimi. Kas ma mäletan, et need on selliste roheliste kaantega. Ja ma mäletan, põhikoolis oligi see aeg, kus sa nägid, et osad saidki juba 17-aastaselt lapsi ja nii edasi. Ja loomulikult ühiskonnas on kuidagi levinud see, et kuidas nii vara siis ja nii edasi. Ja eks sa isegi mõtled, et miks. Ja kui ma seda teost lugesin, siis mul kuidagi silmad avanesid nii palju rohkem või kui keegi ka seltskonnas rääkis midagi, et sa tundsid, et sa miks ma peaks seda hukka mõistma, et see on tema valik ja võib-olla ta kasvab ja arenebki tänu sellele rohkem edasi. Et just see, et ta tutvustabki niivõrd erinevaid maailmu, kui sa saad lugeda. Täpselt. Ja mõista. Aga Liide, kuidas sinul on lugu selle kõigega, kui näiteks oletame, sa just olid 13 ja sul tulebki keegi küsima, et mis raamatut lugeda, kui ma tahan teada näiteks sõprusest ja omavahelistest igasugustest tülidest, nagelemistest? Mina soovitaksin lugeda päevikuvormis raamatut, mis räägibki nendest teemadest, aga mul on üks, mis ei ole, see on noorte romaan, selle nimi on Taevas värvitud indigo ja violetiga. Autor on Maarja Ventsel. Päris huvitav. See on huvitav raamat. Et see räägib ühest poisist, ma ei taha väga palju ära rääkida, aga see räägib ühest tüdrukust, kes armus ühte poissi, kes tahtis ennast ära tappa ja siis seal on 3 erinevat sükest lugu ja need inimesed on omavahel seotud ja lõpus juhtub selline plot vist. See oli mina lugesin seda, kui ma olin 13. See on selline raamat, et sa loed seda, kui sa oled 13 ja siis, kui sa loed seda, kui sa oled 15, siis sa vaatad seda natukene erineva pilguga. Et seal ongi sõprusteemad, armastusteemad ja muud teistsugused teemad ja seal on ka mingi lõpus läheb selliseks kreisiks ära, aga see on väga huvitav. Et kui teile meeldivad üllatused, siis soovitan seda lugeda. Siis on hästi juba siuke konkreetne soovitus, aga teisalt see, et põhikooli õpilasena, et mis teemad üldse veel kõnetavad, et just kui hopsti ju ei saa suureks, et see ülemineku aeg on ka. Aga kasutakski kohe võimalust ja küsiks otse kirjaniku käest, kes on kirjutanud niivõrd palju noortele ja hästi ausalt teemadest, näiteks Medaljon, mis mind ennastki noortekirjanduseni viis, siis tegelikult tekib alati see, et kuidas on üldse tunne niimoodi ausalt ja avatult kirjutada või kus see tekib, et mitte sellist mannavahtu ajada.
see on natukene enda kui lugeja eelistused, et miks medaljon sai ka kirja selliselt, nagu ta sai, oli puhtalt seetõttu, et mulle käisid tohutult närvidele noorteraamatud, kus raamatu lõpus oli elulill, kõik probleemid lahendatud, kõik on jälle suured sõbrad. Ja siis ma tahtsin kirjutada midagi, mis on natukene realistlikum. Ja sellised siis, ma ei taha jah lõppu ära rikkuda ette, et ma ei saa päris täpselt öelda, mis seal toimub. Aga ma arvan, et selle kirjutamine, see valik tulebki natukene enda eelistustest ikkagi. Ma mõnes mõttes olen nüüd jõudnud lõpus ka sinnani, kus olen kirjutanud ka raamatuid, kus ei ole tohutult suured draamad ja probleemid, vaid on natukene selline kergem kulgemine. Aga samas realistliku elu kirjeldamine, kus võibki juhtuda erinevaid probleeme, võib ette tulla erinevaid raskusi, et see on ikkagi midagi, mida mulle lihtsalt meeldib endale paremini kirjutada. Kui keegi ütleb mulle, et ole hea, kirjuta nüüd naljakas ja huumorirohke raamat, siis ausalt öeldes ma ei jõua elu sees selle valmis kirjutamiseni, sest mul ei ole õrna aimugi, kuidas seda teha. Nii et selline pidev justkui kulgemine ja selle oma tee leidmine on ilmselt märksõnad. Jah, põhimõtteliselt küll, et tulebki lihtsalt leida mingine nurk, mille kaudu seda vaadata jällegi. Et öelda see ju, et enamik raamatuid nad kõik ikkagi jälgivad täpselt seda sama ülesehitust, ent peab leidma selle spetsiifilise vaatenurga, et kuidas seda siis erinevas teha. Aga kui näiteks mõni noor või keegi, kes mõtleb, et tahaks ka kirjutama hakata näiteks juba ka oma mingisugustest situatsioonidest, mis tal elus on olnud, et kui palju sina kirjanikuna kasutad päris neid asju, mis on sul ka elus juhtunud? Ma kasutasin neid väga-väga vähe alguses, et päris esimestes raamatutes ma kasutasin võib-olla tõesti ainult, et ma ei tea, nägin, et kellelgi oli lahe jakk seljas, et siis enam-vähem mu tegelane sai selle jakki endale või mingine soeng. Ja ma täiesti vältisin seda, et enda elus mingeid kindlaid situatsioone maha võtta, sest millegipärast see tundus võõras ja vale ja mitte midagi sellist, mis mulle meeldis. See muutus esimese hobuse raamatuga, kus siis terve raamat laiendasingi terve raamat ühest juhtumist, kus ma 2 nädalat pidin oma sõiduhobust teise tüdrukuga jagama. Ja see siis sai laiendatud terve raamatu peale ja nüüd ma olen natukene julgem selles osas, et enda elus situatsioone kasutada. Ent samas see ei ole alati päris niimoodi ühel, et mõnikord ma saan inspiratsiooni sellest, mis võis toimuda, näiteks Lumelinnu surm, et see, mis seal toimub, et need prototüübid ja tegelased on päriselt olemas olnud, väga kindlalt suuresti see, mis seal toimus, oli ka olemas. Ja samas ma ei taha jõuda olukorda, kus ma proovin mingit päris elus toimunud asja vägivaldselt raamatusse sisse suruda. Et kui ta ei sobi sinna, siis ta ei sobi ja ma pean ta lihtsalt välja võtma. Ja mõnikord see juhtub ka tegelastega, et raamatus on tegelane olemas ja kui ma siis üle loen parasjagu toimetamiseni olen jõudnud, avastan, et jah, tore, et see tegelane on, aga ta on täiesti kasutu ja mõttetu ja palju parem on ta lihtsalt välja võtta. Aga need on ilmselt sellised naturaalsed hetked ja taipamised. Jah, et need tulevad ja niimoodi tasapisi kogemuse peale. Nii et tasub kirjutada ja areneda ja kõik see. Ja. No see on see klassikaline ikkagi, et harjutamine teeb meistrisse. Väga tavaline ongi valgelehe hirm, et just nende esimeste sõnade, esimeste ridade kirja saamine, et see on mul endal ka täiesti ikka veel olemas. Aga ma tean ka seda, et kui on juba midagi kirja saanud, et siis on palju lihtsam seda toimetada ja parandada. Selle asemel, et lihtsalt unistada, et küll ma üks päev kirjutan võrratu raamatu, et peab tegutsema hakkama. Kõlab hästi huvitavalt just sellest perspektiivist, et kuidas kirjutama nagu hakata, et just kui mitte karta ja samas ka mõelda oma elu peale ja sealt mingid narratiive ja paralleele tõmmata. Aga Liide, mida sinule noore või lugejana üldse tähendab ausalt ja avatult mõista, et kui me just saime selle vaata, kuidas kirjanik seda võtab just ka oma perspektiivist, et kuidas sina seda mõistad või kas on ka hetki, mil sa saad aru, et aga see ei ole ju reaalne? No muidugi on hetki, kus sa tunned, et see ei ole reaalne, aga ma arvan, et nii reaalseid kui ka mittereaalseid raamatuid peaks olema. Et paljudel inimestel on raamatud kui siuke väike põgenemiskoht, et sa saadki maailmast ennast nagu välja võtta ja eladagi teise inimese elu on ju, või selle tegelase.
ja see ongi sihuke fantaasia ja sihuke see, ta ei ole alati fantaasia, ta võib ka olla mingitest hetkedest koosnev, on ju, kus sa ennast ära tunned. Aga see võiks, paljud raamatud on ka siuksed nagu reaalsed ja mina loen rohkem siukseid reaalsemaid raamatuid. Või ma ei tea, kas need on nii reaalsed, aga ma mõtlen, et nad võiksid ikka, siuke olukord võib ju tekkida kuskil. Et Aga kas see põhikooli kohustuslikus kirjanduses, ma ise enam väga hästi ei mäleta, kuigi ainult 2 aastat on möödas, et kuidas seal on, kas pigem on sellised reaalsust kompavad raamatud või tuuakse juba rohkem seda fantaasiamaailma ja sellist asja ka sisse? No kohustusliku kirjandusega on see, et seal on need asjad, mis sinul olid. Okay. Siis Kevade, mingid vanad, mingid, ma ei tea, mis poisid, ma ei tea. Oliver Twist ja Varete Saar. Poisid nagu aga need ei ole nagu siuksed, nagu tänapäevased raamatud. Ma ütlen, et kohustuslik kirjandus on nagu ajast maas, väga maas. Seda tuleks nagu muuta, aga keegi ei muuda seda mitte kuskil. Et see ongi nagu, kui mul oli juba iga, siis ma mõtlen, et võib-olla 2 aasta pärast, ma ei tea, mis nendel teistel on ju, et maailm areneb lihtsalt nii kiiresti eest ära, et meil on filmid näiteks, on ju, Kevad on muidugi tore, on ju, võime seda lugeda, aga see on nagu, film on ka, on ju, ja noored eelistavad rohkem filme kui lugemist. Sest et nagu ettekujutamine võtab natukene, sest paljudel ei ole nii head ettekujutusvõimet. Ja eks ta oleneb, ma ise näiteks helistan raamatuid filmiilest, et ma ei salli raamatuid, kus on pildid. See on täiesti kohutavad, rikuta mu fantaasia maailma ära, et ma tunnen, et kuidagi ängistavad või midagi sellist, aga samas ma saan hakkama, et siis ma lihtsalt ei vaata seda pilti. Aga teisalt selle kohustusliku kirjanduse, mida ma ise tunnen, kuigi gümnaasiumis on justkui see, et sa lähed sinna maailmaruumi ja meil on rohkem need ajastustega seotud. Aga teisalt, kui nüüd vaadatagi seda põhikooli aega tagasi, et õnneks meil oli neid, kus me saime ka ise vabalt valida või oligi, et noortekirjandused mine vali ise endale raamatukogust. Aga need nii-öelda klassikalised teosed, et mingil hetkel sa tunned, et sa oled nagu justkui küllalt, et tahaks nagu teiste ajastuste või selliste ajavormide kohta nagu rohkem teada, et Kevadet oli palju Paldänava poisse, et justkui ta viib nagu samasse kultuuriruumi oma vanematega, aga kohati, et kus see nagu piir läheb. Meil ükskord oli ka ülesanne, meil on mitu korda seda olnud. Ma ütleks, et me loeme 3 raamatut aastas ja siis 2 või 1 on neist kohustuslikud ja teised on lihtsalt, et ükskord oli, ma ei mäleta, mis selle nimi on, aga see on eluloo raamat on ju. Ja ma nagu, kõik mõned võtsid mingi Michael Jacksoni või midagi sükest. Aga mina mõtlesin, et ma tahaks Jaandete raamatut, on ju, kuna ma olen Jaandetega üles kasvanud niimoodi, et mu isa alati kuulas, on ju. Mul praegu ka lemmikloon on Oja laul, et see on siuke rahulik mõnus. Ja see ei ole küll eluloo raamat, aga tal on üks Vaikuse hääl, mis selle nimi või midagi sellist. Aga see oli nii, seal on 70 lehte, see on suhteliselt õhuke, aga seal on nii palju asju, nagu mulle nii meeldib ta nagu siuke maailm ja see oli siuke nii rahulik. Ma soovitaks seda lugeda kõigil. Et seda ei ole müügis mitte kuskil. Ma tahaks täiega endale seda raamatut. Aga neid on raamatukogudes. Ja see on nagu nii, ta räägib seal oma maailmast ja sellest, et me ei tunne eriti vaikust ja et me nagu kõik liigub nii kiiresti ja me ei puhka ennast nagu, me ei ole rahulikult. Et see raamat on hästi siuke, mulle tuli nagu vau, ma tahaks täiega nagu tema elada, kui ma kunagi vanaks saan. Nii et Aliidelt tuleb täna hulganisti igasuguseid ägedaid soovitusi siin konkreetselt Jaandetest ja kõikidest teistest. Aga küsiks Ene, sa oled kirjutanud ju ka reisiraamatu ja sa ju lausa elasid, äkki oli Colorado, mäletan õigesti, seal on mägipäästimine ja kõik see, et kuidas see reisiraamatu kirjutamine välja näeb, kui ausalt seal tuleb kirjutada? See oli üks küsimus, mida ma tegelikult esitasin endale ka, et kui ma kirjutama hakkasin ja see oli täiesti ausalt kõige suurem hirm, et kuidas ma nüüd oma elus kirjutan. Kui kirjutades ilukirjandus, siis siis on võimalusi tegelikult nii palju, et kui on tunne, et on vahepeal natukene igavam, siis keerad jälle vinti juurde, võib-olla tõmbad tagasi. Aga et see reisiraamat enda elust, selle sisse kirjutamine, et see on pisut teine teema. Ja lõpus ma otsustasin võtta jälle iseennast kui lugejat, et minu jaoks on kõige ehedamad ja parimad reisiraamatud need, kus on piisavalt sihtkohta ja on piisavalt seda inimest ennast.
et jällegi minu sarja raamatud, need raamatud, kus on ainult inimeste emotsioone ja see geograafiline asukoht on täiesti tagataustal, need on minu jaoks natukene igavad. Ja samamoodi on siis ka skaala teises otsas, kus kirjeldataksegi võib-olla hästi põhjalikult ja hästi ilusasti seda asukohta, aga inimene ise oma emotsioonide, kogemuste ja tunnetega, et tema jääb kuskile tagaplaanile. Et minu jaoks mõlemad nad ei ole päris need ehedad reisiraamatud, et see ehedus tulebki sellisest kombineerimisest ja tasakaalu leidmisest. Ja teine asi, millel ma ise mõtlesin, oli ka see, et tõesti, mida ma olen nõus sinna raamatusse kirjutama, sest mis iganes ma saan sinna kirja, et ta on ju natukene ikkagi minu käest juba läinud. Et pidigi mõtlema sellele, et mida ma olen nõus nii-öelda avalikustama, mille ma tahan ainult endale jätta. Näiteks mulle soovitati seda, et mitte kirjutada väga palju oma suhtest. Samas minu jaoks oleks olnud võimatu, sest ma jõudsingi Coloradosse suuresti seetõttu, et ma tutvusin Uus-Meremaal elades oma abikaasaga. Et kui ma oleksin tema välja jätnud, siis oleks juba päris suur osa raamatust puudu olnud. Küll oli aga mingeid teisi teemasid, kus ma mõtlesin, et okei, see ei ole tegelikult nii vajalik, et üldse mõista, mis seal toimub ja need mingised teemad või valdkonnad, nad jäid lihtsalt välja. Et ma kindlasti ei tahtnud teha seda, et ma vihjan enam-vähem millelegi, aga siis tegelikult ikka sellest ei räägi. Et kui oli väljas, siis oli väljas. Ja samamoodi reisiraamatus, et kuigi teine keeleruum, nad ei loe eestikeelset raamatut, siis inimesed, kes olid mulle väga tähtsad, et nendelt ma küsisin üle, et kui palju ma võin neid sinna raamatusse kirjutada, et vahet pole, et nad ei loe seda raamatut, nad ei puutu sellega kokku, siis nii-öelda enda südamerahus ma tahtsin seda teada ja nii üks inimene saigi näiteks varjunime endale, sest ta soovis, et ta ei oleks oma päris nimega. Mitte mingit probleemi ei olnud, aga lihtsalt see tasakaalu leidmine ja siis leppimine ka sellega, et reisiraamat, ilukirjandus, et nad ikkagi on erinevad, et kui ma ei taha mitte ühtegi sõna kirjutada oma mõtetest, kogemustest, emotsioonidest, siis võib-olla ma peaksin ka ainult ilukirjanduse juurde jääma. Ma ootan su töö üle, Triin, aga mul on sulle küsimus. Kuidas kui sa mõtled inimesele varjunime, on ju? Kas sa paned pärast asendad kõik need päris nimekohad varjunimega või sa kirjutad kohe varjunimega? Kuidas sul see varjunimi meelde jääb? Ma asendan hiljem, sest see on minu palju lihtsam, et ma kirjutan algul selle päris nimega, et siis ei lähe mul endal ka sassi. Ja siis hiljem on see klassikaline control find ja replace, et siis saab ära asendada. Sest vastasel juhul jah, ma arvan, mul läheb lihtsalt endal sassi, et kes oli, ta on palju lihtsam seda hiljem teha. Kas sul on juhtud niimoodi, et sul on mingi nimi sisse jäänud, kogemata oled valesti kirjutanud ja siis läheb raamatpeoga trükki ja siis märkad, et issand jumal? Õnneks ei ole, sest siin on kaks head inimest, et üks on proovilugeja, kes saab läbi lugeda ja kui tema siis aastab, et kuule, siin on sul inimesel hoopis vale nimi antud, et mis toimub, siis on, okei, saab ära muuta. Ja teine on siis, et kui toimetaja üle loeb, et siis ta ka saab mainida, et kuule, siin inimene nüüd on vahepeal nime vahetanud, et mis toimub, et kas see on ette mõeldud või mitte. Et õnnes need korrad, kus ma olen nimesid muutnud, et need on ikkagi enne välja tulnud, kui raamat trükikotta jõuab. Mis soovitusi on sul üldse proovilugeja valimisel? Hüppan korra teisele teemale, aga lihtsalt mulle endale ka hiljuti pakuti ühte proovilugemist ja siis ma seda tegin. Aga teisalt tekibki see, et õnneks võeti just, kui mina olin tema jaoks võõras. Et kas seal tekib ka see oht, et kui sa võtad kedagi endale lähedast, et siis võib-olla see tagasiside ei ole nii aus? See on kindlasti oht, et kui see lähedane inimene ei taha ei taha tundeid haavata ja siis ütleb, et oi, see on kõik nii tore ja suurepärane, et järgmine kirjanduspreemia laureaat nii edasi. Aga kui ma teen koostööd inimesega, kes ei ole kunagi varem teinud proovilugemist, et ma tegelikult olen väikese juhise koostanud, et mida ma siis ootangi. Üks asi ongi see, et ma ootan tagasisidet, mis aitab raamatut parandada. Et kui lihtsalt öelda, et see on maailma parim raamat, tore küll, et ego see mul tõstab, aga tegelikult ei aita mul teost parandada. Teine asi, mis ma avastasin, mida hästi palju kiputi tegema, oli see, et hakati parandama kirjavigu ja komavigu ja kõiki selliseid asju.
aga sellega on täpselt samamoodi, et see on mõnes mõttes nagu tühja töö tegemine, sest kui ma olen saatnud proovi lugemises, ma võin hiljem seda raamatut veel mitmeid kordi ümber kirjutada ja siis kõik need parandused täiesti kasutud, need lihtsalt on ära kustutatud. Tavaliselt ma ütlengi inimesele, et võtta seda proovi lugemist kui niimoodi, et mida sa tahasid kirjanikule öelda, et kui sul see raamat on päriselt poest ostetud, on sul käes ja sa loed midagi ja siis siin tahaks küll kirjanikule öelda, et kuule, tõsta tempot natukene või vastupidi, mida see siin tähendab või nüüd mul hakkas igav, nüüd on hästi põnev. Et kõikide nende kohtade äramärkimine, võt see on see, mida ma tegelikult otsin, mis on hästi kasulik. Ise enda raamatut üle lugedes korduvalt ja korduvalt ja korduvalt, ausalt öeldes see muutub väga igavas, see on täiesti läbinähtav enda jaoks, tead täpselt, mis toimub, mis ongi loogiline ja ongi vajalik kellegi teise võõras pilk, et tema saab välja tuua, mis oli seal head, mis oli seal halba, kus tekkis tunne, et suvaline raamat, panes tagasi riiulisse, ei taha enam edasi lugeda. Et kõik sellised asjad, mida hiljem sa oled harjunud kiruma, et sa oleks olnud nii hea raamat, kui kirjanik oleks vaid teinud seda, toda, kolmandat. Kui tihti, nüüd me jõudsime sinna ausalt, ehedalt justkui ka see raamatu ettevalmistusprotsess ennem, kui ta lugejani jõuab, et see esimene variant, mis sa justkui kirjutad, kui tihti tekib see, et ta juba nagu täiesti muutub ajas? See, ma pean ütlema, mida raamat edasi, seda rohkem seda juhtub. Et kui ma kirjutasin medaljoni, siis see, kuidas medaljon mulle nendesse paberi kujul vihikutesse kirja sai, põhimõtteliselt sellisel kujul ta ka ilmus. Kui ma võtan raamatu Taeva tühjad tribüünid, siis esimene variant, mis ma valmis kirjutasin, seda ma mõned aastad hiljem lugesin üle, sest see ei olnud ilmunud vahepeal ja ma kustutasin 50 000 sõnast ära minu meelest 35 000 sõna ja tegin selle täiesti ümber. Ja ta sai kordades parem, et see esimene variant, see on mul endiselt arvutis alles, aga ma olen väga tänulik, et see mitte kunagi ei ilmunud, sest see on kohutavalt igav ja mõttetu ja täiesti plönn. Selles osas nad ajas muutuvad ja muidugi, kui ma kirjutasin nüüd medaljoni uuesti, see oleks absoluutselt teistsugune raamat. Ja samas ma ei ole kindel, et oleks parem raamat. Et ma arvan, et see, kuidas ta sellisel kujul toona kirja sai, et ongi täpselt see, mida oli, on vaja. Nii et selline tegelikult hästi mitmekülgne protsess üldse ka see, et see tulemus, mis lugejani jõuab, et ta olekski päriselt see, mis soov on. Jah, et see võtabki aega ja kui nüüd see ehedalt ja ausalt, et siis ongi täpselt see, et kui keegi annab ausalt kommentaari, et kuule see raamat proovi lugemine, mis ma tegin, et sellisel kujult on täiesti kohutav, et enam-vähem alust otsast. Seda on natukene raske kuulata küll, sest oled ju teinud päris palju tööd, näinud vaeva ja mis mõttes nüüd alust otsast peale. Ent samas, kui see on kriitika, mis on konstruktiivne ja hästi läbimõeldud, siis tegelikult, ma ei tea, nutad oma nutud ära ja sööd natukene kommi ja kooki ja siis alustad otsast peale ja mõtledki vähemalt selliselt, et nüüd tuleb parem tulemus. Ja siis saab tänulik olla ka selle aususe eest, et tihti inimestel see ausus, ma vaatan ajapikku ka noortes ja saina enam nagu justkui kaob, et tahaks seda seebimulli kogu aeg ajada. Nagu seda, et sulle keegi päriselt midagi ütleks. Seda ma olen öelnud jah, et kui ma käin ka koolides esinemas või raamatukogudes, et ma olen alati öelnud, et igasugune kriitika on oodatud. Kui sa tahadki mulle öelda, et kuule, see raamat oli täiesti pask, palun ütle, ainult, et lisa juurde, mis pärast. Et kui sa lihtsalt teed maha, et Stern nõme raamat, mul ei ole selle infoga midagi peale hakata. Ent kui on Stern nõme raamat sellepärast, et tegelased olid nii ebausutavad ja ma ei tea, 50 fakti olid täiesti valed, siis mul on sellega midagi pihta hakata, et ennast parandada ja parem kirjanik olla. Ja siis sealt on midagi ka edasi mõelda, et miks see niimoodi läks või kuidas ma ka hästi tihti kirjutanud tagasisid, mitte just küll raamatute teemal, aga ka erinevates saadete või muude asjade osas. Ja see ongi see, et inimesed on tänulikud sellest, et sa ei kirjuta lihtsalt, et sa oled tubli või äge, vaid see, et sa päriselt lisab põhjenduse ja julged ka ausalt välja tuua. Aga Liide, mida sina tunned noorena, et mis teemadest veel puudu on, et meil on varasemates taskuhäälingutes siin kõlanud see episoodides, et justkui hästi palju kirjutatakse nendest probleemsetest noortest või probleemidest, aga sellist lihtsalt olelust justkui ei ole või lihtsalt nooreks olemist, et mida sina tunned? Sellest on küll puudus jah. Ma tahaks, meil võiks sellised raamatud olla, mis räägivad ka sükestest
noh, ma ei taha öelda tubli on siuke paha sõna vist või ma ei tea, miks tubli paha sõna on. Või noh, paljudele ei meeldi tubli öelda, sest et see natukene üles paisutatud, aga tubli on see, kes teeb palju. Aktiivsed. Meil võiks aktiivsetest noortest olla raamatuid ja nende tegemistest. Paljudes raamatutes on just see peategelane selline katkine või ei tee mitte midagi ja tal ei ole eriti hobisid, et meil võiks olla siuksed raamatud, kus peategelastel ongi palju hobisid ja need käivadki igal pool ja ongi aktiivsed ja siis võib-olla see motiveeriks ka noori rohkem tegema. Väga hea asja, mis sa tegelikult välja teed, ma olen ise ka aktiivse noorena tundnud seda, et justkui sellistest minusugustest või eliidesugustest ei ole. Et ongi need, kes võib-olla on natuke katki või midagi on ja siis sa saad ka aru, et okei, aga kas siis peaks ise teistmoodi olema, et mis kust pihta hakata. Et justkui see, et hea, et saab teiste maailma piiluda, aga ka seda klassikalist. Nii et hea tähelepanek kõigile kuulajatele ka ilmselt. Aga peame natuke hakkama otsi kokku tõmbama, selles mõttes, et raamatutest rääkides aeg läheb kuidagi väga ludinal alati, mis on kõige põnevam. Aga tegelikult tahaksin teada ka sellist asja Ene sinu käest, et mis tunne valdab kirjaniku sel hetkel, kui ta kirjutab paberile tegelaste loo? Et mis tunne siin tegelikult valdab, kui see on selle tegelase lood ja ta hakkab nagu oma elu elama? See on tegelikult täiesti see mõnus kaif tunne, et jõudeski sinna kohta, kus ei pea niimoodi mõtlema ja pingutama, vaid need tegelased ja nad hakkavad liikuma, mingised mõtted ja laused tulevad, mina ei tea kus kohast, aga et enam-vähem ongi, et tuleb lihtsalt kiiresti kirjutada, mõttele järgi jõuda, see on täiesti fantastiline tunne, et saabki nautida seda, et raamat justkui kulgeb ise. Ja mõnes mõttes ongi, et ma olen õppinud nüüd aina rohkem tegema nii-öelda plaane, just sellepärast, et ma teadsin, kuhu suunas raamatuga edasi minna. Ja iga kord, kui see nii-öelda plaan või ütleme niimoodi, et selline märksõna, mis ma olen kirja pannud ja sellest märksõnast arenebki pikk peatükk või laused või tegevustik, et see on tõesti lihtsalt fantastiline tunne, et mida on keeruline kirjeldada, sest järsku see maailm lähebki nagu su eest lahti ja sinu asi on lihtsalt ta kinni püüda. Muidugi iseasi on see, kaua see kestab, ühel hetkel jälle jõuab mingisesse auku, aga iga kord, kui ta tuleb ja saab kogeda ja nautida seda, et see on tõesti fantastiline. Väga huvitav vaade, võib olla niimoodi, kus juures mõelnudki, et see omamoodi kaifi võib tekitada. Aga Liide, kuidas sinul on, kui sa loed mingisuguseid raamatuid, et kas see tegelane just hakkab sinus edasi elama, et ma tean, et mul endal on see mõne raamatuga, et pärast on nii tühi olla, et sa tead, et ta ei oota sind seal kodus enam. No on ikka küll niimoodi jah, et mõni tegelane lihtsalt läheb siuke hinge või tahaksid, et ta oleks nagu päriselt sinu juures, et ta olekski sinu sõber või sinu õde või sinu lähedane inimene. Aga kas seal mängib ka rolli see, kui ta on selline aus ja just kui ehe? Või kuidas sina oled tunnetanud? Küll jah. Aga mul on nagu, minu sõbrad on kõik inimesed maailmas. Ma nagu, ausus ei ole, ma olen enda vastu aus, on ju. Vahepeal on tore, kui keegi teine minu vastu ka aus, aga alati ei pea liiga aus olema. Et igal inimesel on oma lugu, miks nad kuidagi reageerivad ja miks nad midagi teevad. Väga hea mõttepunkt siia küsimuste vooru lõppu ja tegelikult nagu ühele raamatute podcastile kohane, siis küsiski teilt kuni 3 lugemissoovitust. Et mida võiks siis lugeda, kui tahta rohkem teada ausust ja ehedusest ja piiluda kellegi teise maailma? Võtas kohe, see on nüüd eelmise aasta, kui ma õigesti mäletan, üks suuremaid lugemiselamusi, et see on Eesti Raamatu poolt välja antud noorteraamat Silda, kus oli minu täiesti, et oli natuke nagu pime kohting, ma ei teadnud üldse, et kuidas see raamat on üles ehitatud ja tuli üllatusena see, et selles raamatus on põhimõtteliselt 4 erinevat osa, kus kõik osad siis kujunevad vastavalt sellele, et mis otsuse need 2 peategelast teevad. Ja ta rääkiski hästi avatult enesetapp ja depressioon, mida ma lugesin, et oli ka osade inimeste täiesti vastukarv, et ta nii selgelt sellest rääkis. Ent lisa sellele ta avas seal ka just seda pilti, et kuidas sina inimesena võid mõjutada kellegi teise elu. Niimoodi, et ise võib-olla seda tähelegi ei pane.
ja ta oligi just sellepärast jäigi meelde, et kui palju sõltub sellest ühest otsusest ja mis kõik muu võib maailmas toimuda. Teine raamat, mis on nüüd vastupidiselt, et kui see Sild on hästi värske lugemiselamus, siis Kurjus. Kurjus on alguses mainitud Teraviku noortesarja üks raamatuid, mis on minuga vist, ma arvan, esimesest lugemisest alates kaasas käinud. See on raamat, mis on absoluutselt läbi imbunud vägivallast, et sellest tuleb raamatut lugedes valmis olla. Ent samal ajal ta avab jällegi seda maailma, et mis keegi teeb mingeid otsuseid, millised on käitumismustrid, kui lihtne on tegelikult sellest käitumismustrite maailmast välja murda või kui raske see võib olla. Ja näitab natukene ka seda, et kuidas ühe raamatu lugemine muutub, kui sa loed seda korduvalt üle aastate. Sest ma tean, et alguses üks tegelane kirjutas seal kirju, kaldkirjas on just raamatus need lõigud olemas ja ma jätsin need, ma arvan, esimestel kordadel lihtsalt vahel, et need olid nii igavad lugeda. Ja nüüd samas, kui ma seda raamatut üle loen, et ma saan palju paremini aru nendest kirjades, mis see Pierre sinna Eerikule jättis. Ta natukene näitab jällegi seda, et loe raamat uuesti üle ja see näeb mingisse teise nurga alt. Kolmandat raamatut, ma ei soovita raamatut, ma soovitan autorit, on siis Sarah Crossan, kellel on terve hunnik, et ongi näiteks Kuutõus, kus teemana käsitletakse jällegi surmanuhtlust ja just süüdi mõistetu lähedaste vaatenurgast. On Õun ja vihma, kus siis natuke on see teema, et üks asi on, mida sa unistad, aga teine asi on see, kui see unistus reaalsuse saab. Kui realistli see on päriselt, et kas ta on midagi sellist, mida sa arvasid ja kuidas nende probleemidega toime tulla. Iiris, kus teemas oli suuresti see, et kas ikka veri on pasem kui vesi ja mõnikord võib olla tegelikult parem see, et sa oma kõige lähedasemad inimesed oma elust lihtsalt kustutad lihtsalt sellepärast, et ise ellu jääda. Ja siis samamoodi ka üks, mis oli minu meelest esimene Sarah Crossani raamat, mida ma lugesin. Ja jällegi täiesti erinev teemamaailm, siiami kaasikud ja kelle elus on selliseid väljakutseid ja toimetusi, millega ise ei oska absoluutselt ette kujutadagi. Aga kui sa oled selle läbi lugenud, siis ta jällegi jätab sulle terve hunniku küsimusi ja mõtteid. Et tuli ja 2 raamatut üks autor siis. Ja see on väga hea kombo ja Sarah Crossan on tõesti keegi, kes kirjutab niivõrd mitmeti. Ja. Aga Eliide, millised oleksid sinu soovitused? Ma olen neid kõiki maininud, et esimene oleks Taevas värvitud indigo ja violetiga. Autor on Maarja Ventsel. See oli väga huvitav, siuke sügav raamat. Et ta on siuke nagu, ta räägib nii paljudest teemadest. Seal on sõbrad, suhted, pere. Ja ma arvan, et noortel oleks seda väga hea ja ka vanematel inimestel seda lugeda. Siis ma leidsin selle raamatu üles, et Logija päevik, Tim Collins, et see räägib siis selle tüdruku lugu. Ja need raamatud peaksid olema raamatukogus olemas, sellepärast, et ma olen need ise raamatukogust saanud. Ja siis viimane raamat on Joandat vaikuse ajal. Et see oleks kõige rohkem, nagu see on mul ikka veel meeles ja mu isegi isa, kes ei loe üldse raamatuid. Tema isegi luges selle läbi. See lihtsalt räägib nagu vaikusest. Ja üks mõte, mis mulle kõige rohkem meelde jäi, oli see, et me oleme nii vähe tegelikult nagu seda päris vaikust, kus mitte ühtegi häält ei ole. Nagu isegi sahinat ei ole, linnu, mingit tirinet ei ole. Me ei ole seda tegelikult võimelised nagu tundma, kuna meil on praegu, nagu me ei ole võimelised seda taluma eriti. Sest meil kogu aeg on mingid helid, mis panevad meid põnevile ja kogu aeg midagi muutub. Aga kui sa oled vaikuses ja mitte midagi ei toimu ja sa lihtsalt pead iseendaga nagu suhtlema, siis seda me tegelikult ei tee piisavalt ja me ei ole sellega harjunud. Suur aitäh ja see vaikuse mõte oli kuidagi eriti ehe siia lõppu. Nii et suur aitäh teile, head Ene ja Liide, et aitasite seda teemat lahata ja mõtiskleda. Ja kuulajatele ka loodan, et saite siit miskit erilist. Ja kui tunnete, et soovite midagi jagada, siis seda saab teha meie sotsiaalmeediakanalites,
inspireerivad raamatud kaudu ja teisalt ka www.teeviid.ee noorteinfoportaalist. Aga suur aitäh lugemiseni ja mis siis ikka, kaunist suve jätku!